Suunamõdijate tuleproov Battle of Influencers episood 4. Lugesime kommentaare. Tundub, et võitja on sealt selgunud, keda tahate näha. Ja see on see härra proua vasakul. Härra proua vasakul. No, ekraanil vasakul. Jah, eks siis härra proua sulg. Mister sulg, mis siis sulg? Kirjutage siis, millal te saate tulla, no. Jep. No ja siis, kui ei saa, siis on teised. Steven oli, Anette oli. Kõiki taheti. Koškat isegi taheti näha. Koškat taheti näha. Kuigi Koška on ammu kodus. Koška nurrub rahulikult. No. Ühesõnaga, mis seal ikka, jätkame. Suunamõdijate tuleproov. Episood 4. Läksime. Go3 esitleb. Pinges olevat, tegelikult tema võib ka fuckida homme. Ma mõtlesin, et võib-olla isegi Stive võib lennata välja. Ma tahan, et sa liitsid ekspress näoga selle üle, et ma ütlesin sulle, et sa siuke seksist, keda kõik ihkavad siin nagu. See on ainult sinu arvamus. Mulle meeldib, et sa mõtled niimoodi. Kes arvad, et sa arvad, et ma olen seksist? Päris tõsised süüdistused. Aga mille pealt need tulid üldse nüüd siis? Ma ei tea. Lihtsalt õhustad kuule, et mulle tundub, et sa oled. Ma ei tea, vaata meile paljusid asju ka ei näidata, aga no, Elina võib öelda päris ette ruttavalt ka, et sa oled seksist. No. Siis ta samal ajal filmis Stevenit ka veel, et siis sa pead ütlema kamerast, et ma ei ole seksist. Okay. Kõike peab välja ütlema. Steven ei loobu aga võitluseta. Mul on käimas hetkel väga salajane missioon. Terve maja on rääkinud, et nad tahaksid süüa väga Hesburgerit. Nii et viimased 2 tundi ma olen näinud vaeva ja teinud igasuguseid trikke, et saada see Hesburger siia. Nüüd praegu on see siia jõudmas. Ma tahan, et me kõik oleksime õnnelikud, meil oleks mitte mingit beefist. Täna oli suht emotsionaalne päev ja sealt see tuleb. Kes tahab Hessi? Okei, ju siis ikka Steven nagu midagi tegi vist. et ma ei usu, et sa päris niisama hakkad nagu orgunnima, kui Steven on just rääkinud kõik eelmised epsid, et ta nii mõttetult tegelinski, et ei viitsi nendega olla, vaata. Tõesti ei saa aru, mida ta võis teha. No ütles halvasti siis ka. Jah, nüüd siis püüab nagu siis kuidagi heaks teha. Oh my god. Nüüd polnud enam üldse vahet, kas seksist või midagi, aga Hesburger. Siis kui Hesburger saadetakse, sa oled seksist, mul on Hessi. Unustad, ei ole oluline enam. Ei ole oluline enam. Anna see Hessi. Ma annan, rahu. See, oh my god, see on my lifesaver. Ta lihtsalt limpsib perset. Siis kõik haigune. Vaatasin seda premeeri seal Põltsamaal, on ju. Hugo küsis, miks see mees nii imelik välja näeb? 6-aastane. 6-aastane küsis. Miks see onu nii imelik välja näeb? Mis sa vastasid talle? Ma ei osanud mitte midagi vastutada. Ma kujutan ette, sa ütled 6-aastasele, et see on tegelikult mees, aga ta on nagu naine ja siis tal on dissid ja siis Hugo vaatas sulle otsa. Tule, kas ma olen imelik? Aga sa ütledki talle, et onu sündis nokuga. Onu sai suureks, ei tahtnud enam näitud. Oh my god, nüüd me aktsepteerime siin, see võid seksistlik olla, aga... Bro, why you ruined the clip? Hakkan tal fucking varbaid musika, vaatas. Kalle tõi mulle Hesburgeri. Ei, mitte parandada. Ma olen väga purri. Aga nüüd on nagu siuke nagu veits Rannamaja flashbacki teid praegu. Veits Rannamaja flashbacki. See Hikvisioni kaamera, vaata. Mingi vend mälus kuskil kuradi köögis. Pikali maas. Rannamaja flashback. Bring back Rannamaja reaalselt. Eile oli sündmuste rohke õhtu jälle. Saime teada, et Robin on näiteks 25,000 euri enda protseduurid alla pannud. No, huulima hakkasin süstima juba 16, nii 15-aastasena. Huuled, lõug, botoxit on natukene, mitte palju ja rinnaop. Robinil on juba ka tulevikuks mitmed operatsioonid planeeritud. Ninavalõikust ja vähe silmade tõstmist ja ma tahaks need alimad ribid endalt ära võtta. Lõuga ma tahan ka juurde süstida, et see tuleks veel teravamaks, et see oleks veits selline alien tüübiline.
aga kui talle ekstreemsed asjad meeldivad, et mis see on ka päris ekstreemne. On küll, jah. Täna mul hakkas valus. Kiljatin jälle. 25 kilo, siis kilo, jah. Tai. Kuna need tüssitus maksavad mingi 5, 6, 7. Siks, Tampa mind ära. Päris korralikult on investeerinud endasse. Muidugi. Nälimusse. Jah. Aga ikka 6 aastane arvab, et ülesõtt mees. Kas kellelegi on päevad praegu? Ma loodan, et mitte. Mitte sul. Pers. Ma ei saa aru, miks mina pidin prügikaste vedama siin. Täiesti pers. Aga siis, kui ma prügi pean ära viima, siis ma pean küll pesema käed. Nüüd on ainuke kord. Aga sellepärast ma ei ole mitte kunagi haige ka. Kuna ma ei pese kunagi käsi. Nüüd on aga aeg taas töösse sukelduda ja suunamudijad saavad ülesandeks teha päeva alguse kohvi kõrval valmis ka üks lõbus hommikune meem. Tegelikult mul oleks tegelikult mingi teine pilt, kus mul on lihtsalt hambad laiali ja kuradi keegi on võtnud. See on rits pilt. Keegi on võtnud. Mida? Teda või? Ma ei tea. Miks ta näeb nagu mingi tinki-vinki välja siin praegu? Mis nad peavad tegema? Pildi ja siis meemi või? Nagu vanasti Nainkäegis oli. Nainkäegi aegade meemid. Mul on päris hea teegi suures. Meie meempildi jaoks. Huuk. Ja siis ma olen mees, kus huuk on ja siis sa oled, ma ei tea, mul pole huuki. Ja siis ta ole see. Aha, nii. Tappa ära rajad. Hommikune sotsiaalmeedia harjutus tehtud ja raske kohvi keetmine selja taga tuleb nüüd võtta ette ka tänane päris töö. Sotsiaalmeedias näeme me pidevalt täiuslikke puhkuseid ja luksuslikke õhtusööke ja lõbusaid pidusid, aga selleks, et see kõik mõnus olemine üldse toimuda saaks, peab keegi kõvasti tööd tegema. Täna toimetate te puhkuste telgitagustes ja hakkate hotelli koristajateks. Nendes tubades ei ole ainult tolmu. Ma töötasin hotellis, sa leiad sealt ikka asju. See, mis meid vastu vaatas, see oli mingi selline suur seksmasin. Full on mingi selliseid 2-meetrisi dildosi vastu. 2-meetrine dildo. No ma arvan, et ta tegi praegu, ei teinud vahet 20 sentimeetril ja 2 meetril. Ta näitas niimoodi, aga ta ütles 2 meetrit. 2 meetrit on kuradi. Suure dildo peab olema 2-meetrine dildo. Pole asja, millega Mr. Proua Sulg ei saaks hakkama. Ole dildot. Mida tema ära ei mahutaks. Okei, nii, tööülesanded on selged. Hakake koristama. Tähelepanu. Valmis olla. Läks. Okei, siin on mingi puersse need on. Oi. No nii, keegi on siin pidu pannud täna. Ma hakkan imema. Sa hakkad imema või? Okei. Ma ei jaksa neid nälja kuulata. Meie kui reaction inimesed, me peame neile reageerima. Nad ise plantivad neid siide. Kas sa arvad, nad ei teinud seda meelega hetkel või? Ma arvan, et... Sul võtab tolmu ime kätte, ütleb ilmselgelt, et ma hakkan imema. Mida muuta seda tegema? Ma tõsimeeli arvan, et ta ei saanud aru, mis ta ütles. Steven sai aru, mis ta ütles. Mitte Robin Sulg. Steven sai aru, mis ta ütles. Mul on liiga palju usku endiselt inimestest, et inimesed saavad ikkagi aru asjadest, mida nad nagu ütlevad. Ära ole nii naiivne. No täpselt. Tõesõnaga, 25 minutit ja nad peavad toa ära koristama. See nagu tundub isegi natuke liiga palju aega ühe toa jaoks, ei või? 2 kesti. Nagu kujutad ette, et päriselt hotelli töötaja töötaks siis 25 minutit ühe toa kallal. Ma arvan, et seda on liiga palju. Nagu see on tõesti liiga palju. Ma pakuks, et nad reaalsuses päriselt... Hotelli saaks koristatud siis? Saaks, jah. Ma arvan, et neil on mingi 10 mintsa, maks ühe toa kohta. Võiks nagu olla, 2 kesti. Üksinda ma ellen. No vaatame, kas nad saavad 25 minutiga hakkama, 2 kesti. Ma selle või? Voodirinad on esimene asi siis. Sa teed minibaari, vaata. Sina tegid pildi minibaarist ju. Kus? Esiteks sa pead kõik välja võtma, tegema need riiulid puhtaks, vaata, pesema klaasiga. Kuule, Elina, mis lapiga seda klaasi pidi tegema, mis värviga? Kes see Elina on? Sandra. Mu tiimikaaslane ei tea isegi mu nime. Sorry. Täitsa pekkis. Piinlik. Pea sassi inimestel. Tegelikult see näeb välja nagu, kui mina oleks käinud kuskil. Ma jätan ka samamoodi, mul on veel hullemad need hotellitoad. Aga ma kunagi ei saa aru, et see minibaar kuulub nagu, et seda peab...
mis nüüd? Ma ei tahtnud kuulda seda. Ta kohe hakkab rääkima, mis ta hotellidest teeb. Just läks ju põnevaks. Eraldi maksma ka, selle ma tõmb. Kas ta ütles just, et ta ei teadnud, et hotelli minibaari eest peab eraldi maksma või? Robin, sa imed üli hästi. Sul on väga hea, väga hea. Nüüd ta sai aru. Nüüd ta sai aru, jah. Nüüd ta sai näljast aru. Imemistaktika on sul. Sa oleks nagu varem teinud seda imemistakki. Jõusaalis pidi imema või? Ta ei saanud ikka aru või? Ma ei tea, mis sai ikkagi. Ma olin personaltreener sel hetkel, aga... Mis ta imes oma treenerit? Mis asja? Mis siin toimub? Millest ta räägib? Ma ei tea, jõusaal, treener imes midagi seal kuskil. Mitte midagi ei saa enam aru. Ei saa aru mitte midagi reaalselt. Ja tegin mingi kavas ja sotsiaalmeedias vaata. Aga kurat, ma pidin ikkagi kuradi koristajana seal olema. Ta ei saagi aru, ta ei saa aru. Ta ei saa aru. Ta räägib ikka. Ta võeti jõusaali tööle, siis ta pidi seal kavas asju tegema, aga tegelikult hoopis pandi koristama. Aga ta ei saanud ikka imemisnaljast aru. Ei saanud jah vist. Et ta on ikkagi arvab, et ta on päris hea imeja koristuses. Kuradi soomlane no. Sellepärast me pidimegi imema seda tolmu seal nii kaua, et muidu ma oleks teinud kähkuka ära seal. Sa hästi imedi ka või? Ei, ma ei saa ka enam. Midagi aru. Ta trollib ju. Ei, ta ei trolli ka. Ma ei saa aru. Kehkoitib. Hotellis on tegelikult ülioluline, et linad oleks nagu mega sirgelt, ilusti pandud ja kõik nurgad oleks sees. Ema läks praegu väga-väga uhke. Ta selle vahetasid ära just või? No, kas ma täiesti ära vahetab? Kas sa teed mulle linas juurde või? Kõik need on seal, muidugi uued linad pead panema ju. Kõik uued panema. Sa panid vanad tõmbasin sirgeks. Türa, see ei ole võimalik. Ta võttis vanad linad ja tõmbas need sirgu ja pani uuesti peale. Oh my fucking god, ei ole reaalne ju. Türa, see ei ole reaalne. See ei ole reaalne. Ma isegi nagu ei mõelnud selle peale. Ma nagu, kui ta siin vahetas Siblis enne nendega, siis ma mõtlesin, et loogiline. See on ju loogiline, common knowledge, common sense. Sa võtad uued ju, kui keegi on seal maganud ju. Mul on tunne, et sa pead linasi panema, et ma ei saa hakkama sellega siin lihtsalt nagu. Sa ei saa hakkama või? Ja mul on tunne, et tore. Tööd ära vahetama. Ma ei suuda uskuda, et sa panid need linad siia tagasi. Ei, ma ei saanud aru. Esimest korda, kui Elinaga peab nõustama, mis asja? Anette, mida sa teed? Mis asi see on? Aga kes sul kodus vahetab? Kuidas sa kodus vahetad neid pesusid? Mis uued pesud saab panna või? Teed sirgeks lihtsalt. Tõmbad vanad ja sirgu, siis tõmbad ühe korra, tšau, suurema sita maha ja siis paned tagasi. Ei, teisi pidi pöörad. Teisi pidi, siis niimoodi pool aastat ühte pidi, pool aastat teist pidi. Anetekene, come on. Me teeme niimoodi, et mina fokusseerin rohkem detailidele, voodipesule ja Enrico koristab vannituba. Ma pean väga kiitma neid inimesi, kes siin olid, sest see kõik on lihtsalt nii puhas, see lihtsalt tee natuke üle. Siuksed viimistlustööd, et see pole väga ära lagastatud. Kuule, meil päris hästi ju, mis sa arvad? Enrico kohta ta on selline natukene on ja ei ole. Vahepeal on, vahepeal ei ole, et tal ei ole midagi viga, aga koristamisel oli väga hea teda. Oh my god, ma isegi teen tööd. Anette, kas sa tegid keskmise voodi? Panid uued või? Ei teinud. Kui tore. Kuule, las see jääda, mees me ei jõua. Meil on 3 minutit. 3? Perse. No nüüd on siis ka. Lõppude lõpuks kuradi põlvitama seal. See ei ole see töö, kus sa pead põlvili minema. Ma saan aru, jah. Ma ei saanud seda enam tagasi sinna. Suur respekt kõikidele koristajatele, kui ta päriselt kõike tube teete 25 minutiga, siis on crazy. Aeg on ei, teevad 10-ga. läbi. Tulge tubadest välja ja jätke nad sinna paika, kus nad on. Me andsime Robiniga endast 100%. Kas teil oli ka mingit kuradi? Oli mis oli, aga aeg on halastamatu ning nüüd annab Kalev Spa ekspert tehtud tööle hinnangu. See on meil Anette ja Elina tuba. See ei ole valmis. No, seda ma ei hakka hindama üldse. Fucking ka, mis asi see on? Mis asi see on? 25 minutit või? Ma teinudki 25 minutit. Kas siin ei ole mitte midagi muutunud, jah?
See on hullem, kui see oli enne. Reaalselt see on hullem. Sul on 200 desoainet on seal laua peal, mingi pusa on sinna jäetud. Kelle pusa see on? Mingi müts või midagi seal laua peal. Ja vaata seda voodit keskmist. Mis seal toimub? Ja vaata, need peaksid ka, need sinised asjad peaksid ka olema ainu peal. 25 minutit. Brutaalne. Täiesti kohutav. Et ei ole isegi mõtet hinnata? Ei, ma ei hakka hindama. Siin pole mõtet. Ma ei hakka üldse kontrollima midagi peale vaadates. Siin on Henrico ja Sandra tuba. Kas on mulje kohe parem? No natukene parem. Natukene. Aga sama mulje on, et keegi oleks voodis istunud. Proovis. Talle väga ei meeldinud. Läks alla. Seal on padi. Kus see padi olema peaks? Kapis. Aha. Oi, näe. Mis sa leidsid? Kadunud jalg. Ma mõtlesingi, kus see on. Seda ma otsisin. Sellised meeldivad üllatused. Nii, siin on koristaja loobunud. See peab olema planted, nagu. See ei ole reaalne. Ma arvan, et saate tegijad ise viskasid sinna sisse. See ei ole normaalne, et sa lihtsalt viskad kindad maha ja siis unustad ka veel. See peab olema planted, nagu lihtsalt saate jaoks. Siis mopi vars kardina taga pika ilmas. Kuidas see võimalik on? See ei ole ju võimalik. Kuidas see võimalik on? Aga parem kui eelmine, siin on vähemalt midagi üritatud ja alustatud. Ja, väga tore. Meil on üks tuba veel jägel. Siin on meil Ehk siis praegusel hetkel 2-2 täiesti perstuvad. No see teine oli natuke parem. Parem oli, ta ütles ka, aga ütles, et ei no midagi head ei ole. Robini ja Steveni tuba. Kuidas tundub? Siin jälle nagu need proovipäevalised, kes tulevad toa teenindaja koha peale, loobuvad. Liiga raske. Töövahendid on maha jäetud. Siin on mingi oma looming tehtud. Ka arvestada. Seda ka ei saa arvestada? No jah, kahjuks. Ma arvestan, et nendel on arenguruumi. Väga palju. Meil läks väga sitasti. Ma panin ühe mingi suhkrutüki juurde sinna ja mingi ühte kohta. Ja... See aitas räigelt. See aitas räigelt. Ma arvan, see tõstis seda ruumi kvaliteeti nagu nii heaks, et ilmselt see vend, kes oleks sinna sisse läinud, siis ta oleks kindlasti selle reviews välja toonud. Üks suhkrutükk oli juures. Aitäh! Aristoas mulle tundus, et olite alla andnud. Vaata, kõik annab oma maksimumi välja pannud, vaata ja sulle öeldakse. Mulle tundub, et te andsite alla ole pealt. Robin on mingi. Ma imesin seal nii rõmedalt. Ma olin põlviline. Pesin põrandaid. Kõige olulisem on tunda ikka oma kodumaad ja linna, siis saavad noored proovile panna enda orienteerumisoskuse, teadmised ja tiimitöö. Jagunege 2 tiimi aga niimoodi, et eelmise ülesande võitjad Henrico ja Sandra saavad eraldi ise endale tiimid valida. Mina valin Steveni. Elina. Davai. Kas ma taksot tohin käidata või? Ei, taksoga ei tohi minna kuskile. Tõuksiga? Ikkagi kondimootor. Sydney saadab orienteerumise sihtpunktid mõlema võistkonna kapteni telefonisse. Tiimid peavad tegema endast 5 erineva punkti juures foto. Kailad, kui me jookseme, siis mis ma annan alla. I'm sorry, aga ma ei saa joosta. Jooksmine on kõige hullem asi maailmas. Ma pigem saan nuga enne, kui jooksen eest ära. Okei. Enne saad nuga, kui jooksma hakkad. Ma laseks enne endale kuulid pähe, kui ma kuradi padelit näiteks mängiks. Väga mõistlik lahendus, jah. Sitaks loogiline. Võtsin siis ta ilusti sülle ja jooksime seal nii palju, kui joosta jaksasime ja... Oba, kasulik. Let's go! See on siis Tallinn. Siin on bussipeatus. Kuulge, kas see Jägermeister on skulptuur? Kuule, see on ülihea. Sandra tiim valis oma kujuks sellise oranži looma. Ma nüüd täpselt ei oskagi öelda, et mis loom see on. Siin jääb kõike uskuma ka, vaata. Mingi suha jäku statue kuskil, vaata. See tundub mingi väga huvitav ajalooline asi olevat. See on aastast 1783. See on väga olulise tähendusega Tallinna linnale. Väga aus. See on päris hea. Sõbrad, ma ei teadnudki, et siuke asi meil eksisteerib. Kui ma meil maksta, me jõudsime Hessi. Üks šokolaad. Me jõudsime Hessi, on ütle, mis on järgmine koht. Saatkond. Kohe otsa tuli Henrico tiimilt ka jäätisega pilt. Meil läheb väga hästi, meil on väga... Ma pean maksma. Neil on viimane sihtpunkt. Saatkond. Kus see on? Siin on mitu. Pilt ruttu. Nii. Henrico tiim saatis pildi Gruusia lipp,
Viru väljak 2, see vist ikkagi on õige koht, Gruusia saatkond. Ma arvan, et võidule viib meeskonna vaim. Kui me kõik pushime üksteist, siis me läheme kaugemale ja kiiremini. Ma sõidan tõuksiga järel. Ei tohi. Ei, aga nagu... Disklahv. Konkureeriv Robini, Anette, Marie ja Henrico tiim jõudis aga tõuksi ideeni juba varem. Et kui me võtsime need tõuksid ka, siis ma ütlesin ka, et niikuinii saame mingi disklahvi või midagi, et mind ei huvita tegelikult, et ma ei viitsin kõndida nii kaugele. Tule! Tõuksi rattad veeresid selgelt kiiremini ja esimesena jõudis Noblessneri iglusaunadeni Henrico tiim. Kas teised jõudsid enne meid? See on ju ikkagi korralik pahategu. Siin oli see kondimootor. Sandra tahtis ju ikkagi unistas sellest eluaeg. Ja, aga ta orienteerus ka tõukarattaga. Miks nagu... Ta ütles taksoga või tõuks oli... Ei, tõuks oli ka. Seal öeldi, et takso ja siis keegi pakkus tõuks välja ja siis siit nüüdes kondimootor. Ja nad oleksid selle, mis on mitte tõuks, vaid... See punased, ma pole kordagi sellega sõitnud. Ma lubasin nüüd sõppida, et kui ma sellega sõidan, siis... Siis tapke mind noaga ära või? Siis, vot täpselt see... Sa võtad noa... Võtan noa neeru enne, kui ma selle selge istun. 28-aastane vend tuleb istub selle peal nii. Seal võiks see, et limit olema 13 kuni 18. Ja teised ei tohi lihtsalt. Ei tohi, jah. Kus nad läksid? Mis teed pidi need läksid? Stiveni nägu, kui ta nägi seal kõiki, et kõik olid enne juba seal kohal, kui meid, Robin ja kõik olid need seal, ta oli lihtsalt nagu... Ma teadsin, et ta oli nagu mingi, okei, nüüd ma läheb istusest välja ka, et mida ta mõtled siin mulle umbes. Me küsime taksoga ei tohtid tuua. Ja ma küsisin tõuksiga, ta ütles, et ainult jalgadega. Meil on nagu higi ja vaeva sai, pisaraid, higi vaeva sai kõik sealt jooksmisega tehtud. Tegelikult ma saan aru sellest probleemist. Ei no, ma lihtsalt küsimus, et kui meil juba tänasel päeval on probleem see, et sa pead 3 kilomeetrit jalutama ja sa räägid, kuidas sul on higi ja veri ja pisarad. No see oli ilmselt natuke üle pandud, no. Ei, no ma saan aru, aga lihtsalt, et ma nii raske. See on 3 kilomeetrit, mis sa pidid jalutama. Ma olen praegu tiim Steven, Sandra ja Elina. Ma olen praegu tiim, paneme selle saate kinni. Lähme koju. Aitab kell. Tuleb olla nutikas, et keegi käskinud ka neil joosta. Oleks võinud võtta tõukeratta. Me olime ausad inimesed, rääkisime ennast ise sisse, aga me arvasime, et nemad teevad seda sama terve aeg. No ühesõnaga, võiti tiim. Enrico, Aneta, Robin, teie saatsite kõik pildid. Teie saate nüüd rahus ilusti kenasti aja maha võtta ja siin iglupargis saunatada. Kaotajatiim, Steven, Sandra ja Elina, teie minge koju ja mõelge natuke elu üle järgi. Meile öeldi, et me ei või minna trammiga, Boltiga midagi. Kondimootorit pidi kasutama, jah? No kas see on siis aus või? Minu arvist me oleme lollid ja lihtsalt ütleme välja seda. Ma küsin, kas te olete oma võidul õnnelik, et aus võitja? Ei no... Ja siis me tunnistasime üles, et jah, nagu... Aga noh, et ja kas kui me te hindame... tahate rohkem võita, siis võtke see endale. Ei, soovite. Kõik läksid nii nagu leili selle peale. Ma ütlesin kohe, et ma võin oma auhinna ära anda, et mind üldse ei huvita nagu, aga noh, oli vaja. Mis mõttes on ja ma ei tea. Ma ei saanud üldse aru jälle, mis selle asja point on, et need, kes jõudsid esimesena kohale, et seal on mingi iglupargis on, ma arvan, mingi, ma ei tea, 15 sauna enne. 3 inimest. Lastakse sauna minna ja teised 3. Mingi mõelda oma elule järgi, sellepärast, et te jõudsid natuke liigi hilja siia. Ja perset, ma lasen kõikidel sauna minna. Mis selle idee on? See oli räme, see oli high risk, high reward. Absoluut nagu arulagemine arvates. Kui pääseb kuskilt see kergemini, siis mina teen kergemini. Maailma parim quote ever. Kui pääseb kuskilt kergemini, siis mina teen kergemini. Best quote. Kaotajad sõidavad koju ja saavad vaba aega kasutada selleks, et oma tänane sisuloome valmis mudida. Ning võitjad jäävad saunatama. Aga palju õnne siis võidu puhul. Cheers! Iglusaun oli suunamudijatele üllatuseks. Ja seetõttu polnud peale Robini teised tiimiliikmed valmis ilma spetsiaalse varustuseta lavale minema. Olgu öeldud, et nii rätikud kui ka hommikumantlid olid kõigile olemas. Peale lugeja lihtsalt pani puid praegu neile. Et keegi ei olnud nõus minema, olgu öeldud, et te teaksite kõik teie rahvas, kes te vaatate. Neil olid rätikud, neil olid kõik mantlid, neil oli kõik olemas, aga see oli nende otsus, kui te veel aru ei saanud. Nende otsus. Siis lihtsalt sõid, jah? Nad lihtsalt sõid, jah? Okei. Jesus Christ, mine fucking sauna, kui sa juba igistasid nii räigelt. Merevaade on hea, tegelikult see on väga-väga igus. Ma mõtlen, et õhtul, siis kui oleks veits mingi päike looja läheb, mingi tähe,
oleks väga cool. Mida ta räägib isegi? See ongi nagu täiesti need soomlased, kui need tulevad sinna. Soome parm reaalselt. Täiesti mälus istub, räägib mingi nonsense juttu. Sauna lavad ja hakkab jooma kohe. Ma lihtsalt kardan, et kui siit midagi praegu välja kukub või see lahti läheb sulle terve riietus. Kuule! Saab midagi välja kukkuda. Välja piilutatud. Oi, blää. Osalejate majas käib nautlemise asemel kibekiire töö. Mul on valmis kirjutatud siin mingisugune sisu, mingi tekst, mida ma hakkan siis kaameras maha lugema. Üks minu lemmikuid tegevusi on osta kohvikust jääkohvi ja jalutada natukene rannas ringi. See lihtsalt on kuidagi nii rahustav. Täna terve päev ma olen ennast väga hästi tundnud, sest et ma arvan, ma olen endast parim andnud, ma olen olnud nagu parim sisulooja, parim tiimikaaslane, parim sõber oma sõpradele, kes vaatavad seda, parim poeg oma vanematele, kes seda saadet vaatavad. Et ma ei tea, ma olen lihtsalt mina ise. Ma ei tea, ma olen lihtsalt parim. Ma olen lihtsalt parim vend, ever, üldse. Ma olen Jeesus Kristus. I'm the best. Kus kõik on? Kaotajad on. See kaotajad on, jah? Vist solvund ja pett on äkki meil ei ole. Kloonid kohal. Meil oli väga super saun, iglu oli mõnus. Väga lõõgasta, väga chill. Ma ei taha enam Soome tagasi minna. See on nii fun. Ma ei tea, emme mõelnud tegelikult pikka aega, et võtaks korteri või maja Eestist. Maja? Võtaks korteri või maja? No üli casuali, vaata. Nagu see maja võtmine oleks nagu mingi fucking lebaprotsess, vaata. Talle meeldib. Robin Sulg. Talle meeldib ju üli palju koristada ja aiatöid teha ja... Ma mõtlengi. Omanik tuleb tagasi, vaatab kuradi kõik. GG majaga, vaata. Tal käib koristaja. Aga Eestiga seob teda enda sõnul muu hulgas ka üks kodumaine suhkruissi. Ta maksab minu, ütleme siis, iluoperatsioonid või reisid välja, igakuised tasud või nagu selles mõttes, et igakuine nii-öelda palk. Ja teeb minu elu. Igakuine palk. Mida vittu? Vaata, kui meil laekub töötasu, see on lihtsalt nagu töötasu, no. Kuidas nagu tema see palk? No kirjutab päev suhkruissile, et kuule, on palgapäev. Huvitav, mitu tundi ta ühes kuus selle suhkruissi jaoks siis töötab. Veedab, jah, temaga koos. Töötab siis tema jaoks. Töötab, ja õige sõna on töötamine, jah. Mitu tundi ta sinna sisse paneb võtab? Eestist, ma ei tea, et suhkruissi Eestis. Robin Sulg, mitu tundi sa Eesti suhkruissi jaoks ühes kuus töötad. Ja kui suur palk? Saame küsida, kui ta tuleb. Sul on. Saame küsida, kui ta tuleb. Aga siis kuule, pange videode kommentitesse küsimused, mis teid huvitavad ja Robin Suled küsida. Oi, pasa! Ja siis me teeme listi ja hakkame loeme kõik. Sa tead, nad ei küsi normaalseid küsimusi. No, rahaküsimused oleks huvitavad ja palju mingi Eesti suhkruissi maksab huvitavad. Ta ei fair. Ja juba peale seda, kui ma 18 sain, siis ta on juba sellest saati olnud kaasas minuga. Ja tulnud vahepeal juurde. Tahaks ta suhkruissi nime saada nüüd. Nüüd tahaks küll, jah. Siis tahaks hakata politseisse helistama. Eesti politsei. Tüütame teid korraks. Magatas alaealis poissi siin nendega tagasi. Nagu suhkruissi loogika nagu tundub nagu üldse täiesti debiilne tegelikult. Miks nii-öelda suhkruissi peaks maksma kuradi sellele mingit igakuist palka? Miks? Kus? Kes? Miks? Et ta pakub seksi talle või? Ma eelnan küll. Ägedamaid pilte võib-olla või videoid ja. Ehk siis see on in the end suhkruissi majandus on siuke mingi low-key, mingi fetish või? Sa justkui nagu siis tunned, et personaalselt sulle teeb asju, vaata. Ehk siis see on fetish? Kas kõikide suhkruissidel on hästi palju raha ka siis? Aga tead, ma arvan, me jõuaks õige vastuseni, kui meil reaalselt oleks 12 õlle tiip nagu. Kui me oleks 12 õlle nagu alla kulistanud, ma arvan, me leiaks selle vastuse. Või Robin Sulg istuks siin ja mis teema on. No meie vahel, mitte nagu sa näitasid enda peale. Tuleb sinu. Suunamudijate tuleproovis peab aga igaüks endaga ise hakkama saama. Ja see tähendab, et aeg on küps ka selleks, et vaadata üle täna loodud linnapuhkuse sisu. Esimesena astubki võistlustulle Robin.
Tule veeda minuga päev Tallinnas. Linnapuhkus meeldib mulle sellepärast, et siin ma saan relaxida, chillida ja nautida seda vaadet, mis meil siin on. Sa oled linnas, aga su meel on lihtsalt rahus, su keha saab puhata ja see on see, mis mulle meeldib. Soomes elanena pole näinud Eestis nii palju kohti ja ma imestasin täna, kui palju meil on nii kauneid vaatamisi. See on nii ilus, sa näed saunast otse välja mööga õhtul, kui tähed on näha ja väljas on pime ja vihma sajab, see on väga ja minule meeldis, kuidas Robin põristas R-i, oli natuke nunnu ja ta kleitse outfit oli huvitav. Robini puhul ütlen, et õige kiri. Tallinn kirjutatakse 2 N-iga. See oli ta huuk. Ja sa läksid peidi ohvriks. See on sinu märk, et teha endal viimane linnapuhkus, enne kui suvi saab läbi. Üks minu lemmikuid tegevusi on osta kohvikust jääkohvi ja jalutada rannas ringi. Ma ei tea, sellist on kuidagi nii rahustav. Ja muidugi on parim koht aja mahavõtmiseks mingi hotell, kus sa saad lihtsalt hüpata oma pehmesse voodisse ja nautida kõiki teenuseid. Mulle meeldis see, et ta oli hinnad välja toonud. Ma arvan, et see hinnatundlikkus Eestis oli väga niisugune kaval lükke. Mulle väga Steveni puhul meeldis ka, et hea teeme, aga mida müüa just eestlastele, et ju raha on ju inimestel vähe ja ilm on halb. Tšau, millal sina viimati Tallinnas puhkamas käisid? Mina otsustasin sel korral peatada Kalev Spa hotellis. Ideaalne koht, kus on seiklust alustada ja pärast mõnusalt lõõgastuda. Nende saunaosis on lihtsalt nii palju erinevaid basseine. Ta on kõige haigem selle puhul on see, et nad isegi fucking ei käinud seal spaas. Kas sa saad sellest aru või? Nad mitte keegi ei käinud seal spaas. Nad lihtsalt fucking tegid paar klippe, et reklaamid. Võtke näed. Kui ma tahaks teada, mitu sauna seal on, mis see nagu, mis... Nad ei tea ju, nad ei käinud. Mitu kraadi seal saunas on, ma olen väga saunamees. Üks hea soovitus, mine võtta tõukerattas, sõida Noblessneri. Ja võida cheatimisega see kuradi. Orienteerimisvõistlus. Lõõgastu Igluparki saunas. Vaat see kogemus on juba omalt elamus, miks tasub tulla Tallinna. Türa, sa ei käinud saunas. Mida sa jäpid? Sa ei käinud seal ka saunas ju. See kogemus, et sa sõid kuradi sauna eesruumis, sõid krõpsu või? Jesus Christ, bro! Ärge usaldage neid influencerid. Enrico puhul ma ütlen, et tekitas vist kõige rohkem sellise tunde, et võiks spaasse minna, sest minu meelest ta kajastas kõige paremini just seda spa-ala. Hea Saaremaa spa vaip tuli kohe sisse. Saunas võiks keegi rääkida minuga, siis mul tuleks hea mõnus uni. Tihti jookseme me linnas lihtsalt ringi ning unustame peatuda ja nautida hetke. Mulle meeldib võtta aeg maha Kalev Spaas, ujuda, lõõgastuda ja korraks kõik muu unustada. Samuti Iglupargis, kus on tunne, et oled linnas, aga samas täiesti teises maailmas. Meri, rahu ja vaated, mida nautida. Puhkus ei pea alati tähendama kaugele minekut või pikki reise. Mõnikord piisab hoopis sellest, et annad endale loa märgata oma linna. Kuidagi ei lõiganud nagu päris nii läbi või? Äkki liiga turvaline. Peab ikka kuskil mingi vinka sees olema. Anette minu jaoks jälle väga tugev, väga hea sõnum, mis tegelikult Steven tõi ka väga hästi välja, et see on ju 0 euro eest, see, mis sul kõik ümber. See on kõige kriisiline bändus ja sa joomised. Tallinnas saab ka juua. Kas sina teadsid, et spaas saab ka juua? Kui ujud, ära joo. Sina teadsid. Ongi see vaata keis, kus nagu sind sunnitakse tegema nagu influencerina seda, mida sa tegelikult võib-olla ei oska teha, ei taha teha. Ja siis, kui sind sunnitakse seda tegema, sa saadki sükse tulemuse vaata. Ta ilmselgelt on kõikidele kõige suurem konkurent oma videotega. Siis me tegelikult saame vastuse, et tuleb välja vist ikkagi tegelikult ei ole. Aga kui ta teeks mingisuguse oma krutski alt mingisuguse idee või video, siis saaks juba kohe teine asi vaata. Hullud hinnad. Teed Kalev Spaale reklaami vaata. Siis filmid menüüd. Nii perses hinnad ja mis asja? Nii hullud hinnad ju. Kokteili eest 9 euri või? Mida perset? Ärge siia küll. Tähendab, pui. Kalev Spa on väga hea koht, kus tina panna. Selline riktus see oli natuke paigast ära, et algusest saanud aru. Ja võib-olla ka see, et juua saab igal pool, aga basseinis ei tohi juua. See on loogiline. Tore näha, et humoorikus pole veel kuskile kadunud, et on leidnud niimoodi pooles vinnas eestlastega ühise keele, mis on alkohol, aga ma nõustun sellega, et muusika oli liiga vali. Eesti ilmad ei ole etteaimatavad, aga saunas on kuumus garanteeritud, nii et pane korraks kõik oma kohustused pausile ja luba endale seda, mida sa päriselt vajad. Lõõgastust. Minu lemmikkoht, kus seda teha, on just spaas. Siin on tegevust nii noorematele kui vanematele.
või tule oma parima sõbraga, et natuke kvaliteetaega koos veeta. Puhkus parima sõbraga, ta just ei olnud ta kohta, et täna oli norm, aga mida on siuke, Kõik, mis ta räägib, on vale. Kõik teised ka. On vale, Enrico kohta on vale. Spaas ei käinud. Saunas ei käinud. Vaidlesime, Harrile meeldis Sandra, minule meeldis Robin esimeseks, nii et aga Harri pani Sandra esimeseks. Ja. Kas sa kommenteerid, miks? Sellepärast, et mulle meeldis tal tekst oli päris hea. Sujuv niukene. Selge. Miks sulle Sandra meeldis, Naine. Miks sulle Sandra meeldis? Naine küsib kõrvad. Vasta nüüd. Miks sulle Sandra meeldis? Mulle meeldis Steven. Robin. Mis Robin? Robin Sulg. Miks sulle Robin meeldis? Mulle meeldis Steven video. Queen of Hooks. Eks ta hookib väga sisse, nagu inimesed, et okeid su. Shut the fuck up, tere! Vittu küll, kui ma ühe korra veel seda sõna hook kuulen, siis ma olen nii närvina, ma ei suuda. Enne saaks nuga, kui ma kuuleks veel kord. Nüüd hooki kellegi poolt. Ilm on ettearvamatu, aga saun on alati kuum. Et noh, see oli see, mis minu jaoks... See oli fucking hea hook. See oli geniaalne hook. See aga pole veel kõik. Hommikul loodud... Miks? Kus ta nüüd välja ilmus? Miks? Kus ta välja ilmus? Ta võiks öelda nüüd, ma ei võiks öelda nüüd niimoodi, et... Kõik on pask. Tavai, saatke nahku. Ma isegi vaatan neid. Meemidele annab oma ausa hinnangu püstijalakoomik Maiduk. Kas neist mõni oli päriselt naljakas ka sinu arust? Jaa, ma annan ühe toon välja. Ühe, nii. Ja see on see, et esmaspäev peaks olema karistus. Sellele ma annan oma heaks kiidu. Kas oli siuke, et vaatasid seda ja siuke väike tuli ka? Nojah, aga siuke eestlaslik, et sisimast tuli. Osalejad ei tea kohtunike hinnangutest veel midagi. Kui ma teen täiskasvanute sisulooja tööd, siis ma pean chatis istuma. Minu põhimõtteliselt palk tulebki sellest, et ma istun seal vähemalt 12 tundi päevast. Ütleme, 60-70% on täiesti tavalist juttu. Nad tahavad kellegiga rääkida ja see näitab ka seda, kui on tegelikult see, et kui vähe inimesed saavad abi nagu mentaalsetesse probleemidesse. Ütleme, jah, see on nii. Ma ei oleks elu sees suutnud nagu arvata ja oodata, et ma kuulen sellist asja Robin Sule suust. Ja kuidas sa jõuad sinna probleemini on see, et mina istun chatis OnlyFansis ja siis räägin inimestega juttu. Sealt tulebki see probleem, et inimesed ei saa piisavalt abi ja seepärast ma saadangi neile enda pilte. Nendele. Ja mõtle, ta läks tänu endas piltide müümisele, ta jõudis peas ühe arusaamani, mis on tegelikult positiivne. Väga positiivne. See on correct message, aga wrong messenger. See on tegelikult selline, et see oleks nagu full on. Mis kuradi teraapia session see on nüüd? Kõik istuvad, kuulavad. Robin jagab elutarkusi lihtsalt. Kõik kuulavad. Käes on kõige olulisem hetk, mil selguvad tänased tulemused. Žürii lemmik seekord oli Sandra. Baby, baby. Oh my God! Keegi peab siit saatest koju ka minema. Anette, palun astu ette. Enrico, palun astu sina ka ette. Anette, sinu sisu on väga hea, aga see on ka väga etteaimatav. Me ootame sult särtsu, me ootame sult omapära ja kahjuks on hetkel selline tunne, et kõikidest osalistest siin on kõige tõenäolisem, et just sinult võtab tehisintellekt lihtsalt töö ära. Päris tööd sa ka teha ei osanud. Hakkama ei saanud. Kalev Spa töötaja arvates oli sinu koristatud tuba täielikult allaarvestuste. Iglupargis sa lihtsalt jonnisid. Tegelikult kliendiga niimoodi ju teha ei saa. Kus pani puid? Lihtsalt jagas talle neid. Lihtsalt jagas. Ma oleks nagu kahju korra. Kõige hullem solvang on see, kui
mees, sinult võtab küll ei töö. see on perses. Ja Ice Speed käis täpselt samas saunas, täpselt samas kohas. Ta isegi ei tea, mis asi see saun on ja tal ei olnud pooltki nii palju jonnimist. Ja ta võttis kuradi selle viha niimoodi endale vastu selga, et küsimust polnud ka mitte, noh. Don't make the noise. Don't make the noise. It hurts. Ja sa vingud, kurat. Ei läinud sauna, raisk. Enrico. Sa tundud väga südamlik ja nii hea loomu ja olemusega, aga kahjuks on mul hetkel selline tunne, et sinu sära ei ole jõudnud lihtsalt piisavalt suurelt välja paista. Enrico, palun paki oma asjad ja mine koju. Ja selleks, et sul kojusõit lõbusam oleks, võta palun Elina ka endaga kaasa. That's crazy. That's crazy. Wow. Ei, oh my god, ma arvasin, et ta ette läheb, kui üks hetk välja. Mis nüüd juhtus selle? Lambist. Ma arvan, see oli kuidagi ette nagu see, et ma ei viitsi olla siin see Elina ka. Ma ei viitsi olla. Saatke mind koju. Tundus natuke kahtlane. No. Lambist saate kaks. No võib-olla saate mõttes. Teed sul koju see, et lõbusam oleks võtta Elina endaga kaasa. Päris hea, väga hea see. Aga kõik, mis on ette öelda, ma arvan, et olen suht nagu aus. Sest ta kasutab seda chat-GPT-d ka iga asja jaoks. Ja ma tundsin ise ka, et see tänane video oli väga kehv ja väga halb ja et võiks paremini teha. Ma saaks ka kiusata nette, et aga see, mis Sydney ütles, oleks nagu mul tuleks pisar silma selle peal. Ma ei salli seda Eesti nagu suunamudijate contenti väga üldse. Et Eestis on see, et Eestis on nii ülbed, et sa peadki siukest nagu corporate sisutühjust looma, et nad sulle ei saaks midagi nagu haavatavaks teha. Ei, celebrity. Enrico ja Elina lahkumine tähendab seda, et võistlus kisub veelgi pinevamaks ja apsakaid ning poole jõuga panustamist ei saa endale lubada enam keegi. Selge siis, oli tore. Nüüd vaikselt hakkab nagu sinnamaani jõudma, kus nagu need ajurakud ka nagu ikkagi purunevad. Lähevad kuskile ära, ei saa enam mitte midagi ära, võtab eluisu ära nagu pärast seda vaatamist. Robin, sul jagas ikkagi elutarkusi täna kõvasti. Väga suured elutarkused. Saime teada, et ei tüdrukud poisid selles saates ei oska koristada. AI võtab nende töö ära. Keegi. Jalutada keegi ei viitsi peale Steveni. Ehk siis mitte midagi ei viitsita teha. Tahaksid lihtsalt olla saada hästi rikkaks. Ja, TikTokis olla. Jaasena, kui sul see video meeldis, pane like, pane subscribe, pane bell notification, et see järgmist videot maha ei magaks, aga seni olge tublid. Nägemist, tšau, baka. Tšau.